mingi 7 läbi juba veits, ma olen juba mingi 6 üleval. Magasin tegelikult täna täiega hästi. Eile ei maganud üldse hästi, sellepärast, et mul oli eile kõht räigelt tühi ja raske oli magama jääda ja üldse nagu täielik pain in the ass oli selle nagu näljatundega eile. See lihtsalt täiega nagu segas mind lihtsalt. Ma ei suutnud nagu keskenduda väga mitte millenegi ja see oli nii tüütu. Ja siis ma lihtsalt istusingi ja ootasin oma mingeid toidukordasi, täiega häirisse. Täna on parem, täna magasin täiega okeilt, ma sain vetsus käia, ma eile ei saanud, nii et ma olen ülihappy praegu. See on tõesti parim asi maailmas, kui see hommikul seda teha saad. Jaa, täiega hea tunne on. Tänane päev tuleb ülikõva, täna on kardio poseerimine ja teeme väikest hoidmistrenni ka. Mul on 2 täna ja homme veel, siis mul hakkab puhkus. Seda kaadrinurka te hakkate tihti nägema. Ja sellepärast, et ma ostsin omale uue statiivi. See on räigelt pikk. I'm so happy about it. Seda ma kasutan, sest ma arvan pigem rohkem kodus, sest et, mul on kodus lihtsam, kui on olemas ja veits sellisem heavy duty or something like that. Nii, kutid. Me oleme nüüd teel Tähesaju 24/7. Me lähme teeme ära oma kardio, poseerimise ja sammud. Ja mõtlesin, räägin natukene. Ilm on mõnus, lambist on suvi tagasi tulnud ja ikka ilmast vaja rääkida, on ju. Aga võib-olla tahtsin rääkida natukene sellest mingitest eelmistest videotest, teha mingi catch-up teiega. Mu see krambi teema on korras. Ma hakkasin lihtsalt veits rohkem magneesiumi võtma ja rohkem vett. See poseerimistrenn, mis mul oli, see oli mega raske. See oli lihtsalt mu väike breakdown ja mu eesmärk ei olnud nagu väga kuidagi saada mingisugust kaastunnet või lohutust otseselt niimoodi. Aga ma jätsin selle ikkagi sisse. Ma mõtlesin pikalt, kas ma jätan või mitte. Ma tahaks ikkagi võimalikult päriselt nagu kõike näidata ka enda jaoks, et ei ole ainult teile. Mis momendid need ikkagi olid ja kuidas need lahenesid ja rohkem tahaks teile võib-olla näidata seda, milline tiim mul on, kui toetavad nad kõik on ja milline see energia meie tiimis on. Ma olen selle üle nii meeletult tänulik. Too päev oli lihtsalt kuidagi vaimselt väga raske, et jah, küll mul olid seal positiivsed nii-öelda need, trenn ise oli ju iseenesest väga hea, aga see poseerimine oli tollel hetkel mentaalselt väga raske, et ma lihtsalt nagu murdusin ja selliseid asju tuleb ette. Ma arvan, et see on okei. Ma ütlen, iga asja pole okei. See pole tegelikult midagi hullu. Ja oluline on lihtsalt see, kuidas sa sealt edasi lähed ja kuidas su suhtumine, ma ei tea, kas see on loogiline. Anyway, te saate raudselt aru, mis ma mõtlen. Kuidas sa sellest välja tuled ja kuidas sa edasi liigud, on ju. Ja kõigil on vahel raske ja sellest saab nagu koos üle ja see on nagu lihtne, kui sind hoitakse. Aga jaa, selles mõttes, et kõik läks hästi, saime räägitud. Mis selle nagu keeruliseks veel tegi, oli see, et ma ju pean nii kähku ümber õppima selle uue kategooriaga. Ja ilmselt mentaalselt kuidagi olin ennast survestanud ka sellega, et mul on hästi kiire ja ma annan endast alati nagu 100%. Ja ma tean, et treenerid nõuavad ka seda, absoluutselt pole mingit nagu shortcut'e. Ei saagi olla. Selline see sport on, tuleb olla tugev, tuleb vastu pidada. See on rohkem siin kinni. Enamus asju tegelikult üldse selle spordi juures käib siin. Füüsiline on nagu kõige lihtsamaid osasi selle juures tegelikult, et peab tugev olema, mindset peab õige olema, kui sa tahad midagi nagu saavutada ja olla nagu parim. Et sellega tuleb lihtsalt tegeleda ja kui sul on tiim, kes sind toetab, siis see on lihtsam, aga see ei tähenda, et see on kerge.
Hello people! Teeme siis minu väikest lõunapausi jalutuskäiku, et kõik sammud saaks ilusti täis. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin natukene sellest nii-öelda praegusest seisust, mis meil praegult on. Polegi nii lilleline, kui ma algselt arvasin või algselt tundus. Aga positiivne asi on see, et mu treener saatis mulle ühe dokumendi, kus kõik need asjad on välja toodud, lahti kirjeldatud, mis saama hakkab kuni siis võistluspäevani. Ja ma olen väga-väga nagu õnnelik selle üle, sest et ma sain nagu selgust palju rohkem kui varem, kui ma tulin istusin maha, sest et mul käsi väsis täiega ära ja siin pingi peal saan ilusti toetada, kus oli siis kõik välja toodud, mis nüüd saama hakkab vaikselt, mis mind ees ootab, kus me praegult oleme, miks me midagi teeme ja kuidas me midagi teeme. Ja see andis mulle meeletult palju kindlust ja usaldust juurde, et ma ei ole nagu teadmatuses, ma tean enam-vähem, mis saama nüüd hakkab, kuidas sellele läheneda, kuidas sellesse suhtuda, mis mõtted mul võivad tekkida ja kuidas ma ennast tundma hakkan. Ma olen nii õnnelik selle üle, et mul on selline treener, kes süvitsi nagu neid asju niimoodi teeb ja mind ka informeerib selle koha pealt. Mul on palju lihtsam nagu minna sellesse protsessi kõike, kui ma tean, mis mind enam-vähem ees hakkab ootama ja et kõik need tunded, mida ma tunnen, on täiesti normaalsed. Et see, kui ma praegult ennast tunnen, et ma olen meeletult väsinud, kuigi ma magasin suht okeilt. Unekvaliteet ei ole muidugi võrreldav sellega, mis ta on siis, kui ilusti süüa saad. Aga hetkel me hakkame juba jõudma sinna faasi, kus hakkab nagu tunda andma juba kõik ekstra tegevused. Mul on näiteks pesu pesemine. Mul on pesukast täiesti täis. Ja ma ei ole lihtsalt jõudnud seda masinasse panna, sest et see on nagu kuidagi võtab nii palju aega ja ma olen seda meeletult edasi lükanud. Aga mul tuleb varsti puhkus ja ma nii väga loodan, et siis mul on aega need asjad kõik ära teha. Kindlasti on, et siin täiskohaga töö kõrvalt on natuke raske mingeid koduseid toimetusi teha ja hoida seda nagu stabiilselt, et kõik oleks korras ja hästi. Enamasti on ka, aga teate küll, alati on midagi, mille kallal nokitseda. Ja ma lihtsalt võtan selle üks päev ette ja ma teen selle ära. Pole mitte midagi hullu. Plaan ise selle koha pealt. Peak week siis või ei tea, kuidas seda öeldaks, kuidas see eesti keeles oli, seal dokumendis oli kirjas ka, aga ma väga hästi ei mäleta. Ühesõnaga, sellega on see teema, et kõigepealt on siis lihaste tühjaks laadimine või tühjaks tõmbamine, kus süsivesikud võetakse nagu väga-väga-väga madalaks ja ma kardan seda täiega, sest et trenn ja kõik see jääb nagu samaks. Üritame hoida samana ja ma usun, et see paari päevaga tõmbab nii läbi, nagu nii läbi. Ma proovin ennast mentaalselt selleks ette valmistada, sest et ma arvan, et ma isegi ei kujuta ette, nagu mis see olema hakkab. Aga päris crazy on mõelda. Samal ajal nii huvitav ja põnev, nagu ma nii ootan seda, sest et see on nagu see punkt, kus it's the real deal, nagu, et kohe-kohe. Ja see on kõik nagu mingi asja nimel. Ja ma usaldan oma treenerit nagu jäägitult selle koha pealt. Ta on nii lahe inimene. Mulle nii meeldib, kuidas ta sellesse kõigesse suhtub ja kuidas ta kaasab meid sportlasi sellesse protsessi kõike. Et kunagi ma ei tunne ennast, et ma olen üksi jäetud või et mul ei ole midagi räägitud, mida ma peaks tegelikult teadma. Selle koha pealt ma olen juba nagu väga heas kohas, et ma julgen seda kõike teha, et pole mingit hirmu ja asju. Õues on 20 kraadi, ma olen mingi pusa, mantli, freaking saabastega, täiesti haige. Ja mul on veits palav, aga nagu ma arvan, et ilma mul oleks päris jahe. Aga ma jalutan nüüd edasi. Tõmban praegult sellel vestlusel otsa kokku ja teeme tööpäeva lõpuni. Nii, me lähme käime nüüd poes ära. Mul on vaja, kas siin on elektriga või? Fancy. Bolt's getting very fancy cars. Äge! Okei, kõigepealt lähme võtame Lidlist. Ma võtan sealt kana ja siis võtan seda vaarikaid ka. Et ma tegelikult olen nüüd siin paar päeva vahetanud marja. Või marju. Ma olen söönud mustsõstraid ja need on täiega head, sest vaarikaid ei ole alati saada ja eriti nüüd, kui talv tuleb, et siis on nagu kogu aeg mingi jamps ja siis ma võtsingi vahelduseks mustsõstraid
ja mulle väga maitseb, et ma mõtlesin, et kui ma saan, et siis ma söön vaheldumisi. Ühesõnaga, siis lähme käime ära Prismas. Ma võtan endale nädalavahetuseks kõik asjad, et saaks ilusti toitu preppida ja siis lähme koju, sööme lõunat. Täna mul on lõunaks siis see puhupiimakreem ja tahaks seda juba tegelikult täiega süüa. Berit on täna Haapsalus, tal on kool seal, ta on nii tubli tüdruk, käib koolis meil, ülikoolis ja ma ootan teda tagasi peale lõunat, siis me lähme teeme täna koos jalgu ja ma olen nii excited, sest et ma olen päriselt teda täiega kaua igatsenud ja me oleme nii lähedaseks saanud ja ma nii väga hindan seda sõprust, mis meil nagu on arenenud ja mis meil areneb. Nii lahe tüdruk ja me mõtleme nii paljudes asjades täpselt samamoodi ja eks see prep ka kuidagi natukene seob meid ja teeb meid lähedasemaks. Mis veel? Tänane uni oli lihtsalt ideaalne. Ma vaatasin kella pealt, mu sleep score oli 90 ja ma pole nii ammu nagu saanud sellist numbrit vist sinna. Ma tunnen, et ma olen täiega puhanud ja kõik on väga hästi. Also ma ostsin eile lõpuks ära magneesiumi pulbri kujul, et ma testin nüüd seda, kuidas see mulle nagu mõjub. Ma ütlen ausalt, ma võtsin lihtsalt toidupoest, et ma tegelikult tellisin Ostrovitist ka, aga ma ei tea, kaua sellega läheb ja ma eile läksingi seda kohupiima ka poodi vaatama, kas seal ei olnud ja siis ma nägin seda magneesiumit sealt ja ma mõtlesin, et ma ostan ära. Ja no mine pekki, kui prügi maitse sellel on või. See maitseb nagu mingi, ma isegi ei oska seda millegiga võrrelda, siuke rohu ja mingi tsitruseline asi. No see on lihtsalt täiesti väkk nagu. Ma loodan, et see Ostroviti oma, mis tuleb, ma ühe tellisin naturaalse ja ühe võtsin siis mingi raspberry lemonade, et ma loodan, et need on nagu okei. Aga no see poe oma, see ei kõlba kuskile, no. Täielik prügina. Sorry, mingi pharmaceutical companies lihtsalt nagu võib-olla asi ei peagi kogu aeg maitses olema, vaid selles toimeaines, aga lihtsalt see oli siuke tähelepanek. Ja täna on fucking reede! Nii hea! Ma olen nii happy, sest et mul hakkab nüüd puhkus! Fuck yeah! Ja, ma ei tea, mida ma puhkusel teen. Ma puhkan. Ma ei sõida kuskile. See on lihtsalt siuke väike minipuhkus 5 päeva. Saangi selle YouTube'iga rohkem tegeleda, trennidega tegeleda, ise puhata, kodused toimetused, mingi koristamised, asjad, mida ma olen edasi räigelt lükanud ja nende asjadega tegeleda. Nii, me sõidame nüüd trenni, lähme teeme jalapäeva. Ma võtsin toidu kaasa, Berit on ka seal, ma olen nii elevil, et teda näha. Sellest tuleb üks hea jalapäev. Oh my god! Keda, prinsessi, keda? Reisi so good. You too. Siin on sibu. See juba töötab või? Jaa. Okay. First time wearing a mic. Okay. Nii, minu esimene selle maitse first Esimene test. Mida iganes. Mina juba ühe korra proovisin, aga sinu reaktsioon? Pineapple ja mango siis. No, okay. It's good, aga ma olen juba seda maitset mingi 100 korda tundnud. Jaa, sest see on täiega üks ühele selle Monsteri pineapple'ile. Low-key, jaa. Nii. Aga nad on nagu, kõik nokod on nii sarnased. Oh, wow. This is what I got today. No aga at least sa saad maitsta. Jaa, nii. Berit soovitas mulle siis ühte üliheade makratega leiba. Ja see on see kogus, mida ma saan täna proovida. Nii et lõhn räigelt hea. Ma ei tea, kas need makrod just, aga nagu koostis osade poolest on hästi puhas. Ütleme niimoodi, et praegu prepil pakk hea, ma saan leiba. Oo jaa. Aga kui ma prepil ei ole, siis ma ei taha seda kindlalt. Nii, nüüd tuleb mõnus. Ma arvasin, et keegi haiseb riietusruumis, aga see oli tosi puu lihtsalt. You're gonna hate me today. Ma pole harjunud selle haisu. Aga vaata, kui ekstra tal on sibul eraldi, tal on fucking kaste eraldi nagu, mis Masterchef sa oled. Mul on mingi vanaks teinud avokaado siin sees. Aga jaa, kuidagi juhtus nii, et Monsu tüdrukud läksid Noko peale üle. Jaa, nii et Noko, pane kõrva taha. We need you. Kusjuures ma ükspäev mõtlesin küll, et nagu kui ma vaatan neid mingi hetk ma ei saa kindlasti enam niimoodi nagu süüa. See sibul ja ma ei tea, kui palju seda kaloraaži siin selles sibulas on. No see tasa nagu ei täki on ju.
ei, aga mingi hetk ma hakkan, ma arvan, sest noh, kui kaloraaž on nii väike, siis kõik on arvel, vaata. Jaa. Aga energiaga hakkasid trackima, jah? Ei. Sa trackid endiselt, või? Jaa. No kokat mitte, aga energiaga, jah. 101 kalor, eks siin on mingi 3 kalorit. See on nice. Mis sulle bikiini kategooria juures kõige rohkem meeldib? No äkki see, et sul ongi nagu, kõik peab nagu proportsioonis olema, vaata, et sul ongi nagu jalad ja ülakeha on nagu, no et see on niisugune naiselik on ju. Et see sobib hetkel mulle kõige rohkem. Ja sulle body fitnessis. Oi jah, mulle meeldib see, et see jätab nii võimsa nagu mulje, et see on, nii, see on ka nagu väga naiselik ja võimas. Mulle meeldib see X-figure nagu, mulle meeldibki nagu see võimsus ja see jõulisus, mis seal nagu on ja samal ajal on see täiega nagu naiselik ja mingil määral ma nagu mõtlen, et mul on nagu ka seda. Nagu inimesena, mitte ainult füüsiline vaata. Ja siis see on täiega siuke uplifting ja kui sa teed mingit kategooriat, mis sulle ei meeldi, siis nagu see on ikka ju mingi kahtled ja kõhkled ja nagu mul oli siis, kui ma arvasin, et kuradi pool preppi, et ma näen bikiinisse on ja no ma ikka kogu aeg vahtisin neid bikiinitüdrukuid ja mõtlesin, kuidas ma seisan nende kõrvale nagu, et nagu ma ise juba sain aru, et pigem mitte vaata. Mulle meeldib ka see, et seal sul ei ole seda, mingil tasemel muidugi, aga sul ei ole nagu seda piiri, et sa oled liiga suur selle jaoks, et bikiinis sul on see kindel piir ees. Jaa, just. Üks body fitness siis on ka mingisugused need teised nüansid, et liiga väike, vaata. Kas õlad on liiga väiksed, on ju, see on üks minu mega insecurity nagu, et õlad on liiga väiksed või äkki jalad on liiga väiksed või whatever. Ja no muidugi bodys on ka see, et peab hästi kuiv olema ka nagu ja meestele tehti ka ju mingi fit model kategooria ju. Ja sa mõtled seda pintsakutega? Jaa. Vaata, kas tas saatsime, ma saatsin talle, aga see oli nagu, sul on ainult äpsid näha, rindaga, vaid see oli nagu, what the fuck is that? Kuidagi nagu nii naljakas on vaadata, nagu, kuidas seda sporti nagu üritatakse mudida niimoodi. Tuua ja nii paljudel inimestel, aga nagu jah, ma saan aru, et saavad raha selle eest, aga nagu see on nii business, nagu solgib ära selle. Jaa. Oota, mis sul SR-ed on? Sama, mis sul? Hitrost või? Oh yeah. Minu lemmik. Ei ole. Kui korda näes seda hitrosti? Iga lower trenn 2 korda. Ma teen 3. Tegelikult või? Tere. 3 korda või? Sa teed mingi ülakehapäeval ka või? Miks perset on maja? Stas ütleb, et on väike. Tuleb teha. Sul ei ole väike perse üldse minu arust. No pljääd. Jah. Nii et nagu ma juba olen leppinud sellega, et ma pean nagu elu lõpuni hitrosti tegema. Lähme siis alustame. Käime kusal ära äkki. Jaa, käime. No, eks ikka on jah. See on nagu see smelling salt, vaata. See. No ma endam trepil ja vaadake ta töökaalu. Kuuled või? See oli nii haige ka, kuidas tass mulle selle peale küttis nagu. Ta ei küsinud sult, ta lihtsalt pani. Basically jaa. Mu eelmises videos tuleb see välja, kuidas see juhtus. Ta pani mulle peale. Mis suu see töökaal on? No ongi 175. Nagu lõpuni või? Ole ju. Drag girl veits on ja... This girl. See väike hiireke. Kreatiini võtad või? See, mis sul otsa sai. We need ass. We need fucking beat ass. No ma high five. Ei, anna siis, kui ära teen. See ei vääri seda praegu. Strongest bitch. Baby weitsid peale siis. Praegu teeme puhta vihaga. Ainult viha. Hitrosti vastu viha. Jah. Väga hea. Jaksad. Hästi. Tean, et sa oleks mõelnud, et ma teeks heelega. Ei. Ma pean ühe riivi jätma. Mis sa mõtled seal kükitis? Ma ei hakka ütlema, mis ma mõtlen. Räägi, ma tahan teada. Saladusi mõtlen. Mine pane muss plästima ja mine tantsi seal nurga taga. Lihtsalt shake it off ja tule tagasi. Ja oled nagu...
Oh my god, viimane oli nasty. Päris huvitav on näha, kuidas Berit ennast harjutuse jaoks häälestab. Ja, väga hea. Proud of you. No ma kusesin täis jälle. See on normaalne. Viimane tööseeria. I'm so happy. No see vend ju teeb ilma mussita trenni. Jah. Mussi kuulamine trenni ajal on nii overrated. Could never be me. Davai, Berit. Rauastu tüdruk. Go. Sina said tulla siia, kui me võime kettaid seal hoida. Kui mina alustasin, ma pidin need tooma sealt. Ja isegi teisest saalist vahepeal. Oo. Aga me teeme bulgaarlasi. Berit ja tema 100 kotti. Okei, teate, mida ma kuulan? No. Üldse ei pidanud ju japa enam, aga no. Ja siruta, tõmba, äsita. Ja siruta, tõmba, äsita. Tagurpidi kobra, edaspidi lohe. Halvataurad kaasa. Vaapostilt nägu tuttav, ulakas, kaunitar, hingaks. Me rääkisime sellest, et meil on teine arvus, meil on alles soojendus tehtud ja meil on 50 minutit täis. Ja siis Laura ütles, et õnneks peale seda harjutust me läheme laiali. Ja siis ma ütlesin, just lõpuks, et mul on kopp eest osta, kas me kohe nali, ma armastan teda, seda ei tuu. Aga lihtsalt, kuradi, me teeme mingi 3-4 tundi siin trenni, kui me japa ajatame siin terve aeg. Ja siruta, tõmba, äsita. Ja siruta, tõmba, äsita. Tagurpidi kobra, edaspidi lohe. Halvataurad kaasa, nahkisid ja kohe. Ja siruta, tõmba. No kuulge, guys, tonage mulle trenni motivatsiooni. Mu lemmik pink, kus istuda reede õhtul. Love this exercise so much. Kuigi see on igavene pain. Kus on mõnus. Mulle meeldib see pain. Ma olen normaalne inimene. Nii, davai. Ei ole valus, see on mõnus. Kõrv läks lukku praegu sellest unstuckimisest või mis iganes see on. Oh my god. Number 1, mis Estonia, hüppan dissikorvi ja oled Eesti Nokia, lemmiktreener blogija, raske olla kuival, sest su kisu märku jookjan, sestap teda vee all käperdan. Poisid, pahad poisid, mida ma küll kuulma pean. Te ikka räigelt unistate. Tõmbake normiks ja kohe käed nähtavale. Ja siruta, tõmba, äsita. Ja siruta, tõmba, äsita. Tagurpidi kobra, edaspidi lohe. Halvataurad kaasa, nahkisid ja kohe. Ja siruta, tõmba, äsita. Ja siruta, tõmba, äsita. Tagurpidi kobra, edaspidi lohe. Halvataurad kaasa, uksest välja kohe. Minu uued kulmud. Mul tuli siuke uni peale seal laua peale, et täiesti pekk. Igatahes ma lähen nüüd koju ära ja ma arvan, et ma teen väikse power napi, sest et ju ma siis ikkagi ei ole piisavalt hästi välja puhanud. Tulen ennast nagu mingi rekajuht. Jepet. Puhul tassa on. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Sa nokkisid nii nohe. Siis üks...
oota, miks sa oled nii soojalt riides? Ma ei tea, ilm tundus külm, nii et õues on päike, september on. okei. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Kus on Winter Art ka? Ongi niimoodi läinud. Ma tahtsin, ma juba mõtlesin, ma lähen pusaga. Ahah. Ma teen sulle süüa, kas sul on kõht tühi või? Ma alles natukene sõin, aga kui tüdrukud lõpetavad, lähevad poseerima, minna kohe siin söön ära, okei? Hea meelega. Sa pead mulle tegema räpi review. Teen ära, aus. Võin öelda, et sa oled nii nunnu, kui sa filmid. Sa filmid niimoodi. Ma oled stabiilne. Jaa. Kuidas piss läks? It was awesome. Talvel Winter Arc tuleb. Ma näitan sulle, kes on boss. Ma teen nalja. You're on the run to the other side, my love. You say Hei. Question of the day. Kuidas on sinu päev läinud? Let me know in the comment section below. Okei va? you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Ma kuulsin küla pealt, et sa oled bench press queen. Mina? Kes? Ei tea midagi. Teeme võistluse või? Palju benchid. Siin esimesena. Sa oled lühem, okei? Mingi 55 tuleb ära. Äkki 60 tuleb. Okei. Palju sul on? No võistlustel tegin 70. The fuck? Sa oled ju nii väike. Ma tean. Kuidas? Jõudu. Damn. Äge. Üliäge. Sinu... Oota, Laura, tee uuesti. Turm hamstring. Y'all women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire chili pepper. Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Missy, really young, looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Now you wanna live when no one watching, now you spend. Got a thing for the find a thing, gonna find a man. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know about the super tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They see you down the street, you want Selassie. Tell them you're not without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you go. Tell them what's up. How you go from 0 to
tal on sünnipäev. Me lähme viime talle suure kimbu tüdrukute pool. Ma ei tea, kas ma saan filmida üleandmist, aga loodan, et ta on kodus. Vaatame. Nii, praegult on see teema, et Olga võib-olla on duši all. Ma ei tea, vaatame. Ma helistasin Stasile.